Sa mine perse! Sa mine perse! Sa mine perse! Sa mine perse! Mine ise! Mine putsi raisk! Vaakto panevad. Minge perse! See on sõnum linnakatele, normidele, whatever. Mehed ja ka naised. Sellel aastal on KOV valimised. Palun tehke õige valik. Palun. Suures pildis on teie enda otsus, milliseks te tahate, et teie lapsed kunagi nagu saavad. Aga noh, ma tean, et mina ei taha, et minu lapsed sellised oleks. Sorry. Ja et ma ei oskagi ühtegi kommentaari enam anda, et ma ei tea, kus ma üldse olengi. See on mingi mees või? Mis kohas ma nagu Märt Taulik. Ei puts ei lasta. Tegelikult ka nagu Tümps on aus. See on nagu Tümps oli austau. Väga vittus. Tõmmand kannaga kuklasse. No päris mingi ära ka ei pea tapma nüüd inimest sellepärast, et ta homo on. Tuleb lihtsalt haiglasse viia. No selles suhtes sellest on nii palju möödas, et ma võin ka ühe loo rääkida. Meil oli Tamme gümnaasiumis. Oli ka üks pederast õpetaja. Ütlen otse ära, et ta oli pederast. Ja ta sai samamoodi lõuga. Ta sai samamoodi Rüütli tänaval lihtsalt üks päev lõuga. Noh, ja siis käiski ja siis käiski lihtsalt koolitundides kohal sinise silmaga. Ja lihtsalt põksus ringi seal. Aga noh, ta oli pederast. Ma ei ole kindel, minu meelest ta pedofiil nagu ei olnud. Aga noh, ma ei tea, pederastist pedofiilina või pedofiiliks, kui suur see vahe on selles suhtes. Et minu meelest see nagu ei ole nagu väga suur vahe. Et kui sa oled ikkagi vaimse hälbega inimene, siis võtta üks ja viska teist. Kui kaugel sa oled nagu ühest äärmusest või teisest äärmusest? Kes andis või? Mina ei tea. Pero ma ei saa sidruneid ka poes osta ilma, et mind kinni ei peeta mingi. Nüüd neid tüüpe, kes käivad igapäevaselt suuremaid poode ja kaubanduskeskusi tühjendamas. Koop on üldse nii putsi läinud, et mingi kuradi kilekott, see väike, see läbipaistev kilekott, selle eest pead ka maksma nüüd. Nemad ei kõhkle. Lihtsalt tulevad ja võtavad nii palju, kui... Ma viimasel ajal panen eriti ülbelt. Ma võtan selle läbipaistva kilekoti juhul, kui ma üldse võtan. Ma üldiselt isegi ei võta neid enam, vaid ma lihtsalt võtan mis iganes, kas banaan või mis iganes ma võtan. Ma panen selle klepsu kohe sinna banaani peale. Sest ma olen alla andnud nende kilekottidega. Aga kui ma ostan midagi rohkem, niimoodi, et ma ei saa nagu seda lihtsalt võtta. Noh, näiteks oletame mingi kartult. Siis ma olen paar korda niimoodi teinud. Et sa võtad selle kilekott, paned sinna kartulit sisse on ju, ja siis lased selle kuradi klepsu välja, siis selle klepsu paned täpselt sinna kohta, kus on see kilekoti, see barcode. Ja siis noh, siis on nagu taktikaline lüke on olemas, et selle peab läbi laskma või? Kus ma selle läbi pean laskma? Siin ju ei ole seda barcode'i ju. Kus kohas? Näidake mulle. Saad aru? Ning lahkuvad. Tavaliselt sellisel inimesel puudub. Kus see on täpselt? Ma ei ole... Oota päriselt, palju see siis maksab? Nii palju või? Võimalik, et ka toetada sotsiaalne võrgustik, samuti võib-olla ka isikute dokument. Annad kassas mullase kotti tagasi. Ei, no tõesti nagu. Ei, reaalselt. Ma olen nõus, et mullased kotid tagasi andma, kui nad tahavad neid. Aga siis on ikkagi tarvis kogemust ammutada. Kogemust ammutada. Okei, räägime korra tänapäeva nendest töökuulutustest ja mis iganes need on. Et tere, ma otsime uut töötajat, kes oleks noor ja kogemustega. Nii, palun näidake mulle siis, kus kohast see võimalik on. Tahame saada 10 aastast staaži, aga et ta oleks noor inimene ja tooks meile uusi mingeid mõtteid ja uut tuult tiibadesse, eks ole. Okei, palun selgitage mulle, kuidas see on võimalik. Kuidas see on võimalik lihtsalt? Palun selgitage mulle. Noor 20-aastase töökogemusega inimene, palun üks. Kust kohast selle siis, nagu kust ta tuleb nüüd siis?
Spawnib siia, siuke asi ei ole ju võimalik. Ja siis türa mingi vennad mähivad lihtsalt, et no siis me ei saa teid võtta. Okei. Muutada. Mind ei huvita üldse sinu kuradi jutt. Põhjus on selles, et miks teil ei ole... Et me ei taha noori võtta tööle, sest äkki nad ei jää meile tööle. Nii, aga kelle sa siis võtad? Mingisuguse 40-aastase inimese, 30-aastase inimese, 50-aastase, 60-aastase, kellel ka ei ole selle ala kogemust, kellel on mingi teise ala kogemus või? Kuidas see siis parem on? Ei, no küll selgitage ära, kuidas see siis parem on? Versus see, et sa võtad noore inimese otse kas siis ülikoolist või keskkoolist. Kuidas see parem on? Nagu, ma ei tea, mina kui tööandja oleks, mina võtaks esimese asjana, võtaks ikkagi noored inimesed tööle. Sest kui ma võtan endale noore inimese tööle, siis ma saan mudida teda selliseks, nagu mul on teda vaja, et tema oleks minu töö juures täpselt selline, nagu mul tarvis on. Mingisugust 40-aastast inimest, kes on mingi sisse õppinud endale oma vead ja head, ma teda see enam ei hakka õpetama ju. Või noh, sa tahad teda õpetada, aga sa teda enam selliseks ei vääna, nagu sa vajad, et ta oleks. Sass Enno mõtles samamoodi või? Sass Enno ei mõtlenud samamoodi, sellepärast, et Sass Enno seksis mingi alaealistega, eks ole? Et... Whatever floats your boat, aga minu boat'is ei float'ina. Kui saime siin on fake lugu number 3858 1556. Tutvusime minu praeguse elukaaslasega Tinderis. Kui saime matchi, oli loomulikult meespool see, kes alustas vestlust. Esimese asjana kirjutas ta mulle pick-up line, mida ma siiani naljaks meenutan. Täpselt sõnastust ei mäleta, aga oli umbes midagi sellist. Kas sa oled kõhu kinnisus, sest minu elu ilma sinuta ei tule välja? Kui keegi ütleb... Kui keegi ütleb pick-up line, siis ma kujutan ette, et... Kui keegi ütleb pick-up line, siis mul on juba cringe. Mul on juba cringe lihtsalt. Ma ei tea, nagu sorry, aga... Võib-olla ma teen midagi valesti. Tõenäoliselt ma teen midagi valesti, sest ma ütlen ausalt, et ma ei ole vist mitte kunagi ühegi naisega midagi teinud. Peale seda, kui ma olen mingi pick-up line, nagu mingi... Ma ei ole mitte kunagi sellist asja teinud. Ma ei kujuta ette. Kas sa oled ingel, sest sa küll kukkusid taevast? Aga see on ju nii räige lihtsalt. Kõhutuule pick-up line on ikkagi midagi uut. Ühesõnaga, tol hetkel mõtlesin ka, et issand, kuidas ta julgeb midagi sellist öelda ja siiamaani olen mõelnud. Istu pool pick-up line'i vaja, ta võlub niisama ära või? No ma arvan, et iga mees on võimeline niisama kuradi inimesega, naiste rahvaga rääkima, ilma et ta peaks mingit sitta suust välja ajama. Et miks ma sellise jubeda asja peale üldse vastasin? Ilmselt võtsin ka seda lihtsalt nalja. Kutsu naine lihtsalt türa välja sööma, maksa türa söömine kinni ja selle kuradi, mis iganes selle 50 euro eest, mis iganes sa maksad, sa saad selle 50 euro eest ja saad kohe selgust, et ahah, see ei ole see heit, kellega ma tahan mingi suhelda. Kõik, rohkem polegi vaja. Nüüdseks oleme pea 2 aastat koos ja tegu on tegelikult väga tore. Selle asemel, et mingi moosida teda mingisuguste pick-up line'idega türa, see on mingi maks cringe lihtsalt. Inimesega, kes hiljem on mis sa siis teed? Lähed hakkad mingi järgmist mutti moosima mingisuguse pick-up line'iga. Rääkinud, et soovis lihtsalt tol hetkel naljakas olla ja ei 50 euri sööma, hull oled liiga kallis XD või? No see ei ole kallis tegelikult. See ei ole tegelikult kallis. Kui sa naise võtad, siis see on kallis. See 50 euri on väga suur.